Nii, tere! Täna räägime sellisel kummalisel teemal nagu haridus. Kuigi hariduskogukond teeb väga vilgast tööd uute ideede ja haridusvormide tundmaõppimisel ja juurutada proovimisel, sealhulgas ka õpetajate täienduskoolituses, ma siiski väidaks, et täna me oleme nagu mingisuguses vaheseisus, kus ühel pool on akadeemiline haridus, millel on väidetamisi, ma mõtlen nii kooliharidust kui ka ülikooliharidust, kaks puudust. Esimene puudus on see, et ta mitte alati ei käi sammu kultuuri või teaduse või hariduse eesliiniga. Sest kui me anname teadmisi või me anname ka mingeid võimeid, näiteks mõtlemise võimet, siis mitte alati me ei kasuta kõige uuemaid ja efektiivsemaid vorme selleks. Ja mingis valdkonnas me võime seetõttu haridust süüdistada sellises ajast mahajäämises. No kõige tüüpilisem valdkond minu jaoks on siin transpersonaalne arengupsühholoogia Eestis. Meil on ainult üks ainus diplomeeritud transpersonaalne psühholoog minu andmetel, see on Alar Tamming ülikooli haridus, ta oli siis Tartu Ülikooli haridusega. Ja teistes valdkondades ma ei ole pädev nii täpselt asja määratlema. Teiselt poolt me teame, et teadus on, ütleme selline, nagu öeldakse, massideni jõudev fundamentaalteadus on sattunud nii-öelda dirigeerimise alla, kus mingi seltskond, kellel on selleks piisavalt võimu ja võimalusi, deklareerib, et nemad määravad, mis on õige teadus ja mis ei ole õige teadus. Ja mul tuleb siinkohal meelde üks hiljutine mäletamisi Maailma Tervishoiuorganisatsiooni kõrgeametniku väide. Ja sellega käib kaasas ka see, et nii-öelda massiline või massideni jõudev fundamentaalteadus, avalikkuseni jõudev fundamentaalteadus tegeleb avalikult teise ja kolmanda ja kümnendajärguliste teemadega, sest sinna antakse nii-öelda grante ehk projektirahasid. Neid töid tellitakse. Ja samal ajal, kui sellised tõsised teemad lähevad nagu tasapisi varju selles mõttes, et me ei tea nendest, me teame nendest järjest vähem. Nad on järjest rohkem varjatud nii-öelda pimedas. Ja ühiskond tervikuna nagu kui üks tervik jääb sellest nagu teavitamata või ilma. Nüüd teisel pool, mis seda püüab nüüd kompenseerida, on nii-öelda selline nagu kvaasiharidus ja kvaasiteadus, mis on tekkinud niimoodi pooleldi põlve otsas või mingite kursuste, mingite lühilitsentside nii-öelda baasil. Inimesed on omandanud ühed või teised teadmised ja võimed. Ja see kipub olema pealispinn. Sellel ei ole all nii-öelda klassikalist haridust. Seal ei ole all aastatuhandeid kestnud kõrgkultuur, ütleme niimoodi. Et need juured on nagu väga õugsed ja väga pinnapealsed. Ja see puudutab eeskätt postmodernset, ütleme, haridust, maailmavaadet, sealhulgas ka postmodernset spirituaalsust. Mis püüab olla hästi eluline, hästi nagu värske, kuid samal ajal on juba tänaseks langenud paljudesse nii-öelda järjest rohkem kulunud loosungitesse ja stampidesse. Ja nende kahe suuna vahel, muide mõlemad on killustunud.
Tähendab, kui inimene õpib, siis ta õpib mingit eriala ja ta ei saa nii-öelda holistlikku haridust. Ja sama on ka postmodernse haridusega tolle pealispindsuses. Et võidakse küll hüpata ühest valdkonnast teise ja saada sellega mingisugust terviklikkust, aga see terviklikkus on tavaliselt siis pealispindne, lame. Aga sellel on turgu. Ja sellel on, mul tundub palju rohkem turgu kui sellel nii-öelda jäigastunud akadeemilisel haridusel. Et see lokkab, see möllab ja see õitseb ka majanduslikult. Nüüd nende kahe vahel on nii-öelda tühi koht. Et me peaksime kuidagi nüüd selle tühja koha täitma millegi sellisena, mis oleks esiteks terviklik, mitte killustatud, vaid terviklik. Tagapool ma loen natukene ette siis need distsipliinid, mis võiksid moodustada selle tervikliku hariduse kursuse. Teisalt ta peaks olema ühelt poolt värske, avatud kultuuri ja hariduse, teaduse ja nii edasi eesliin, kuid ta peaks toetuma kõrgkultuurile. Ta peaks toetuma klassikalisele haridusele, klassikalisele kõrgkultuursele haridusele. Hiljem, kui ma loetlen neid distsipliine, siis ta mõistate täpsemalt, mida ma selle all mõtlen. Kolmandaks, see peaks olema praktiline. Teooria alal ta peaks olema nii-öelda elufilosoofia ja elupraktikate alal ta peaks olema kiire ja tõhus. Ja saavutama tõhusalt neid eesmärke, mida ta on kutsutud teenima. Ja selle tulemusel me saaksime siis nii-öelda terviklikult haritud inimese, kes oleks ühtaegu ka teadlik, võimalikult teadlik spirituaalses mõttes, kes oleks loov ja mitte ainult loov, vaid ka ühisloov, võimeline ühiseks loominguks ja kes oleks kõlbeline. Võib veel juurde tuua, kes oleks avatud ilule, kelle esteetiline teadlikkus oleks kõrge ja mitmekülgne. Et kui me võtame need 3 postulaate sealt kuskilt Platonilt, selle hüve, moraali või headuse, armastuse ja selle tõe, mis võib olla filosoofilisem või humanitaarsem või loodusteaduslikum, ja kolmandana siis selle ilu, mida kajastab või kehastab siis kunst. Et siis nad kõik võiksid olla nagu oma olulisemas esindatud. Kui nüüd enne, kui minna nende distsipliinide juurde, mõtleksime natukene analoogidele ajaloost, et mis taotlesid ja võib-olla ka mingil määral saavutasid seda eesmärki. Akadeemilisest maailmast Eestist siis jah, mulle meenub muidugi kõigepealt humanitaarinstituut, mille Tallinna Ülikool siis hiljem nii-öelda alla neelas. Ilmselt seal oli väga selline eesrindlik, mitmekülgne haridus, humanitaarharidus. Kuskilt sealt varase New Age'i liinilt meenub näiteks intuitiivteaduste kool, kus oli ka siis mitmeid õppeaineid intuitiivteaduste valdkonnas. Kuid tänasest päevast ma tooksin muidugi, tõstaksin esile eraldi Hardo Pajula tähenduse teejuhtide projekti ja sellega kaasuvaid projekte, näiteks tema siis sari maailma kirjanduse tähtteostest. Et see on väga tänuväärne materjal, sinna on kaasatud, eriti siis videosaadetesse on kaasatud väga lai seltskond intellektuaale, loovintelligentsi esindajaid, kunstnikke, teadlasi ja nii edasi. Nii.
Ja vaatame nüüd neid distsipliine, neid on kuskil 10, mida võiks siis omandada seal 1 või 1,5 või 2 aastaga. Kõigepealt filosoofia. See ei oleks filosoofia teaduskond, see annaks lihtsalt kõige olulisema ja elulisema tänasest vaatevinklist. Ja sinna juurde kuuluks ka metafüüsika ja kuuluks ka religioon. Kohe ma selgitan, miks religioon seal võiks olla. Sest kohe teisel kohal on minu jaoks transpersonaalne arengupsühholoogia, mis on uurinud ja uurib põhiliselt müstitsismi. Müstitsism aga on igasuguse religiooni tuum. Sealt on religioon nii-öelda välja tulnud ja õitsele puhkanud, ennast nii-öelda kanoniseerides. Kolmandaks eraldi ma tooksin moraali ehk kõlbluse. Kuigi see on niikuinii sisaldub juba filosoofias, aga ma tõstaksin eriti esile Jordan Petersoni, kes minu jaoks on selline uus klassikaline nii-öelda, ta on juba praegu klassik nii-öelda moraalifilosoof, kes on uurinud kogu inimkonna ajalugu Aadamast müütilistest tekstidest kuni kaasani välja ja leidnud siis seal põhilised nagu arhetüübid, nende vahelised seosed ja tuletanud sealt siis ka hästi sellise integraalse, tervikliku kõlbluse filosoofia ja praktika, juhtnöörid ka praktikaks. Nii et soovitan soojalt. 4. kohal on tervis, holistlik tervis. Jällegi väga moekas sõna holistlik tervis, kuid mina pean silmas siin mitte seda, et näiteks meie toitumine on holistlik või meie liikumine on seal holistlik, vaid meie tervis tervikuna on holistlik, tähendab, ta sisaldab eesliine ja ka traditsiooni kõigist põhilistest tervisevaldkondadest. Alates toitumisest, siis tuleb liikumine, siis tuleb hingamine, mida me vähe tunneme, kuid mille potentsiaal tundub olevat kõige võimaluste rikkam, kui me mõtleme kas või näiteks Wim Hofi üle 20 Guinessi uskumatule rekordile, mis on saavutatud vastava hingamisabil. Sinna kuulub karastamine, sinna kuulub uni, sinna kuulub organismi puhastamine toksiinidest ja parasiitidest. Loomulikult toidu juurde kuulub ka jook, vesi eeskätt. Sinna kuulub päevitamine, sinna kuulub eraldi silmade tervishoid, et me ei langeks selline, et peame hakkama kandma prille või et me siis taastame oma nägemise, kui me oleme sinna nii-öelda langenud. Elektromagnetkiirgus, kaitse tähendab ja veel mingeid vähem tähtsaid valdkondi. Ja muidugi kõik tervise 3, 4, 5 tasandit. Mitte ainult kehaline tervis, mitte ainult energeetiline tervis, hingeline tervis, vaid kindlasti ka vaimne tervis, mis eeldab siis meie terviklikumat mõtlemist ja sisaldub meie maailmavaates ja meie baasuskumustes, põhiuskumustes. Et kui nad moodustavad süsteemi, siis see süsteem ongi maailmavaade. Ja see on tegelikult kõigi teiste tervise tasandite alus. Ja see on ka meie isiklik müüt, see on lugu. See on see, millisel kujul me sõnastame oma teekonna, mis võiks olla võimalikult lähedal kangelase teekonnale, nii nagu Jordan Peterson seda nii-öelda jutlustab. Niisiis tervis. 5. kunst. Kunst laias mõttes ilu kategooria, esteetika. Nii nagu tõde on abstraktsemal kujul, siis filosoofia, metafüüsika seal, siis konkreetsemal kujul on ta loodusteadus, humanitaarteadus ja loodusteadus, loomulikult mõlemad. Siis kunst on ilu, eeskätt kirjandus, filmikunst ja muusika, aga miks mitte ka teised. Et me oleksime kursis
et me naudiksime, et me leiaksime sealt sellised esteetilised väeallikad, katartilised, puhastavad, transformeerivad. Sest kunst on tegelikult ka religiooni allikaks. Müstiline kogemus, mille me võime saavutada näiteks ka kunsti tehes või kunsti nautides. Edasi eraldi 6. siis loodusteaduste eesliin ja siin ma ei pea silmas mitte nii-öelda iidamast aadamast tekkinud kvantteooriat, vaid kas või seda sama Rupert Sheldrake'i morfilisi välju, morfilist resonantsi. See oli 6. Edasi. Eraldi distsipliin võiks olla kindlasti surmateadus ehk tanatoloogia läbi kõigi siis oma 4 allika. Seal on väga palju erinevaid kogemusi, teooriaid ja nii edasi. 8. võiks olla meditatsioon ja palve, mis on siis põhilised vaimsed praktikad. 9. võiks olla siis, nimetame teda hästi romantiliselt tantra, aga eeskätt taoistlikud seksuaalsaladused. Ja 10. on eraldi siis kõige tähtsam praktika üldse meie mõtlemiskultuuris on dialoog. Mitte dispuut ehk väitlus, mitte vaidlus ehk diskussioon, vaid loominguline vestlus. Loominguline koos edasi mõtlemine ehk dialoog. Mis sisuliselt, kui meid on rohkem, siis on polüloog, eks see ei ole kahevahel ainult nagu võib-olla seal väidetamisi siis Platoni ja Sokratese vahel, vaid dialoog. Dialoogil on 2 tasandit ja seal nüüd hakkab avalduma meie nii-öelda kõige kõrgem meisterlikkus, see on meie intellekti ehk loova mõistuse meisterlikkus, see on see logos, see, mis oli alguses, see loov sõna, mis nii-öelda püha vaimu jõul tungis tundmatusse ja tõi sealt välja selle järjekordse aarde, mis meid transformeeris, valgustas, kasvama pani, päästis ja vabastas. Niisiis, dialoogi esimene tasand on argine tasand. Me võime seda nimetada ka lihtsalt lobisemiseks, sest et siin inimesed toetuvad omaenda pisikesele tarkusele, mille nad on võib-olla saanud koolist, ülikoolist ja juhuslikult siit-sealt. Sageli üsna pealispindselt. Et see on nüüd see mitteterviklik nii-öelda teadmine, mis seal on. Ja teine, mis on nüüd tõeline dialoogi tasand, on siis selline eruteeritud, haritud, läbitunnetatud ja kogetud, kus me toetume nii-öelda kultuurihiiglaste õlgadele, kus meil on olemas grandioosne õpihimu, mida me pidevalt teostame ja mille läbi me tõuseme järjest võimsamalt nende hiiglaste õlgadele, et sealt edasi luua kultuuri selle järgmistes uutes vormides. Nii et sellised 10 siis valdkonda, nendest viimane on siis selline hästi praktiline, kõige täiuslikum praktika, sest dialoog kui loova intellekti sünergia, koosloome, see on üks kõige eufoorilisemaid, ekstaatilisemaid ja nagu nüüd on moes öelda, orgastilisemaid tegevusi, kus inimesed lihtsalt unustavad ennast koos mõtlema, see on puhas mõtlemine. See on nüüd see noosfäär, see tulevik, see ei ole mitte Vernatski mõttes, vaid Teilhard de Chardini mõttes, kes oli küll jesuiit ja sõnastas seda kui kõigi inimeste ühinemist kosmilises Kristuses. Või konkreetsemalt Martin Buber, dialoogifilosoof, kes ütleb, et Jumal ei ole enam mitte ainult minus ja sinus, vaid ta on meie vahel. Kui me avastame tõe ja Jumala meie vahel loovas suhtlemises, siis me oleme dialoogi võimelised. Dialoog sellisena on õpitav ja ka haritus on õpitav.
võib-olla tõesti, et piisab selle 10 distsipliini läbivõtmisest, kõige olulisema läbivõtmisest 1, 1,5 või 2 aastaga. Ja me oleme hoopis teised inimesed. Meie maailmavaade on hoopis teine. Meie vaatepunkt olemasolule, eksistentsile ja transcendentsile on hoopis teine. Me oleme tundmatuseni muutunud läbi hariduse, läbi tervikliku, elava, katartilise ja transformeeriva hariduse. Ja minu viimane sõnum on siis selline, et kui nüüd te kuulsite neid valdkondi, filosoofia, metafüüsika, religioon, transpersonaalne arengupsühholoogia, moraal, tervis, holistlik kunst, loodusteadus, tanatoloogia, meditatsioon ja palve ja tantra või seksuaalsaladused. Ja kui te tunnete, et olete mõnes valdkonnas nii-öelda eesliinil, teil on see haritus olemas, teil on see praktiline kogemus olemas, võib-olla ka mingi pedagoogiline kogemus. Te toetute kõrgkultuurile, mitte ainult kaasaegse postmodernismi nii-öelda lamedatele kitsidele. Siis võtke kontakti. Ma ei tahaks sellist asja algatada üksi, kuigi need on minu poolt välja pakutud asjad ja rohkem või vähem ma tunnen neid valdkondi kõiki. Väga tähtis valdkond näiteks filosoofia valdkonnas on teadusfilosoofia, kus jällegi inimeste arusaamad on enamikul väga algelised, nagu religioonigi vallas muide. Siis võtke minuga kontakti ja loomulikult, kui see kursus peaks teoks saama, siis seal on loomulikult testid, seal on võib-olla sisseastumisvestlused ja nii edasi, et tajuda, kas inimeste motivatsioon on nii-öelda tõeline, kas nad teavad, mida nad sellega tahavad, kas nad on valmis sukelduma sellesse sügavikku ja kas neil on selline kirg õppida ja veel kord õppida ja mitte ainult selleks, et mentaalselt mingeid asju teada, vaid et kogeda ja seeläbi kasvada tõeliselt, tähendab muutuda elutargemaks, muutuda praktilisemaks, elupraktikuks. Mida siis? Ja vot viimasena nüüd tuli meelde üks hea näide sellisest integraalsest haridusest. Integraalsest maailmavaatest on minu jaoks Ken Wilber, üks juhtivad transpersonaalsed psühholoog, eks ole, kelle süsteem on siis järgmine. Kõik kvadrandid, need on 4 siis, kõik teaduse püsistruktuurid ehk tasandid, kõik ajutised seisundid, kõik tüübid, erinevad inimtüübid ja muud tüübid ja kõik arenguliinid. Meil on kuskil tosina jagu erinevaid arenguliine, need on meie psüühilised funktsioonid, aga lisaks näiteks ka muidugi meie tahe näiteks ja nii edasi. Et need on väga erineval tasemel meis arenenud. Et see on üks näide ja ta ütleb, et iga nähtust või iga olendit tuleks vaadelda teda uurides kõigi nende lähenemiste lõikes üheaegselt. Et siis me saame sellise integraalse pildi. Aga neid näiteid leiaks ka küllap teisi. Aga sellega ma täna siis lõpetaksin oma nii-öelda propagandasaate, oma idee, visiooni uuest haridusest ja seeläbi kujunevast uuest haritlaskonnast, kes on nii-öelda kultuuri eesliinil, on seda teadlikult loomas ja on seda ühiselt loomas, dialoogiliselt loomas. Ja tänan kuulamast ja vaatamast ja kohtumiseni mõnel järgmisel videoloengul.